kuidas ma saan aru näiteks, et minu kolleegil võib olla, ma ei tea, ATH või mingisugune, ta on natukene võib-olla erilisem kui teised. Kuidas ma märkan neid asju või juhina kas või? Oi, see on nüüd küll väga pikk arutelu, hakkame kuskilt otsast siis pihta. Et võib-olla antud kontekstis on selline 3 märksõna, mida mina oskaks välja tuua. Üks on see, et üldiselt sellisel aju iseärasus number 1 on ülitundlikkus. Aju on tundlikum, ta saab rohkem signaali kui teised ajud. Ja mõnes kohas tuleb see selgelt kasuks, kui näiteks võtame sellise inimese kiirreisiolukorra lahendamisel, et kui on vaja kiirelt lahendada mingi olukord, mis on tema kontrolli all. See aju saab väga palju signaale. Tema kognitiivsed keskused on aktiveeritud seetõttu, et vaja on ära lahendada ja ta oskab seda. Siis see aju lahendab sama ajaga rohkem signaale kui üks teine aju, sellepärast ta lihtsalt saab rohkem. Ja see muudab selle inimese väga efektiivseks selles kontekstis. Nüüd teine kontekst, kui aju saab neid signaale ülemäära olukorras, kus tegelikult tal ei ole vaja midagi lahendada ja tal ei meeldi olla, ehk siis võib-olla selline mürarohke situatsioon avatud kontoris, näiteks võib-olla kõige parem näide, siis selline aju kannatab, sest signaalid ei ole ajus lahendust, nad tekitavad raskusi. Ja see raskus väljendub stressireaktsioonis aju mõttes ja see väljendub inimeses ärevuses, ebamugavustundes. Ja see pärsib tema kognitiivset toimetulekut töö kontekstis. Et see on üks, ma arvan, oluline aspekt, mida märgata ja mida hinnata. Võib-olla teine, see ei ole nüüd nii kerge, aga mida inimesed nagu ise tunnevad, et kuidas nende aju keskendub, kuidas nende kognitiivsed funktsioonid töötavad. Üldiselt ajus töötavad kõigi kognitiivsed funktsioonid naudingust drive'ituna või juhituna, et aju naudingutunde keskus saab aktiveeritud, mingi teema on huvitav, see paelub, antakse signaal edasi, kuule pandav, huvitav, teeme ära, aju keskendub, teeb ära. Nüüd selline neuroeriliste inimeste see naudingutunde keskus on leitud liiga vähe tundlikuna. Ja see tähendab seda, et nende üles niimoodi kruttimiseks või kütmiseks on vaja mingit vingemat signaali, on see siis väga huvipakkuv tegevus või midagi taolist, ja siis ta käivitub. Ja äge selle asja juures on see, et siis see käivitumine on väga võimas. Et sealt tekib selline hüperfookus, selline kastis töötamise fenomen, kus ei panegi tähele, mis ümberringi on, sest see jäik neurobioloogiline side tekib nii tugev, et sellest on maru keeruline lasti lasta. Ja see on fantastiline omadus justkui. Aga teisalt see võib hakata tohutult väsitama ja vahepeal tuleb ka seda rikkuda. Aga see on teine nagu asi, mida me väliselt võiksime tähele panna, et kuidas inimene keskendub, kuidas ta suudab keskendumisvõimet alustada ja kuidas ta seal püsida just seeläbi. Ja kolmas aju eripära, mida ma võiks välja tuua, mida paljudel on see, et aju ei pidurda ära meie signaale. Kui ajus on väga palju signaale, need peavad leidma kas rakendust või aju pidurdab ära. Ja peamiselt me räägime siis mõtete pidurdamisest, mis on võib-olla kõige nagu ilmsem, mida inimene siis nagu tajub. Et siis tähendab tegelikult seda, kui inimene midagi teeb ja tal on väga palju mõtteid, siis ta ongi selle produktiivne ja loominguline ja ta oskab selle ettevõtte viia uutesse kõrgustesse. Aga kui see sama mõtete ralli ei leia rakendust ja inimene ei tee, ta on passiivne, ta on igav, ta on tülpinud selles situatsioonis, siis need mõtted siin ajus ju keeravad edasi, aju ei pidurda neid ära ja nad ei leia rakendust ja see tekitab selline kärsitust ja närvilisust ja ärevust ja kui inimene ennast rahulolematult väljendab, siis talle öeldakse, et mida sa klähvid ja mis sa teed neid otsuseid nii kiiresti, pidurid ei tööta. See on nagu kolmas selline asi, mida märgata ja millega need inimesed võib-olla ühelt poolt kannatavad, aga teiselt poolt ka väga edukad võivad olla. Ja see ongi see, ütleme, neuroteaduslikus mõttes, ma arvan, see tööandja roll on ju, luua see keskkond, kus sellel inimesel kõigi nende eripärade plussid tulevad
siia selle ettevõtluse või selle koostöö kontekstis lauale ja need teised asjad jäävad laua alla. Mari, kui sina koolitama lähed, seesama kõik, mis Margus rääkis, eks ole,